Ahoi sõbrad, käes on uus aasta ja selle puhul siis nagu lubatud sai, see aasta veedame rohkem aega metsas. Oleme tulnud siis RMK Rabivere lõkke kohta ja tänane olemine siin on siis mingis mõttes natukene erilisem. Et kaasas on mul ka üks väike sugulane, kes jõulude aeg mult küsis, et miks ma teda kunagi kaasa ei võta. Nii et mõeldud tehtud ja asja teeb eriliseks see, et ma mõtlen, kui ma olin ise 17-aastane, siis mul ei tulnud kordagi mõttesse, et ma vabatahtlikult nüüd lähen metsa, eriti talvel. Aga näed, julge poiss, peale hakkamist on, tahtis ise kaasa tulla, nii et saab siis tema ka kogemuse kätte. Et siin on mul sõprugi, keda üritad kutsuda suvel metsa telkima kuskile ja ei saa suvelgi neid kätte, siis võtke õppust. Esimene selline tulemine ja talvel ka veel, et see näitab sellist väga head julgust ja peale hakkamist. Aga mis meil plaanis on, siis tegelikult ei olegi väga suurt plaani. Lükkame siin platsi puhtaks, Robin juba tegeleb sellega ja paneme telgi püsti. Kasutame siis täna tipitelki. Vaatame ära, kuidas siis see tipitelk talve tingimuses on, et siin suvel ja sügisel on sellega telgitud, oli okei. Ja vaatame, kuidas siis talvel see asi siin hakkama saab. Ja lihtsalt oleme, naudime talve ilma. Lumi vaikselt langeb. Väljas on siuke -3, -5 vahel, et ei ole kõige hullem. Loodetavasti see ahi annab ka piisavalt sooja. Ja nõnda me siin seda aega veedame. Et veedame siin päeva ja öö. Ja lihtsalt puhkame. Et kaasas on mängukaardid, võtsime tahvelarvuti kaasa, et saab telgis filmi vaadata õhtul. Ja lisaks siis päeval veedab sõber Madis ka meiega siin, kes tuli oma uut suurt grillpanni testima, et hakkame selle suure panni peal süüa ka tegema. Ja vaatame siis, kuidas see lõkke peal toidu küpsetamine välja tuleb. Vot nõnda. Ega midagi, hakkame kuskilt siin vaikselt pihta, paneme telgi püsti ja teeme siis ühe kosutava lõunasöögi ka. Ei ära pane veel midagi. Ja telk on püsti. Mis me veel teeme on see, et me paneme siia nii-öelda telgil see seeliku äär, katame lumega ära. Ja kui pärast kütma hakkame, siis see aitab seda soojust rohkem siin sees hoida, et ventilatsioon käib nagu nii siit ülevalt. Et oleks saanud kindlasti sirgemaks panna, aga nõnda ka hea. Pärast viime matkavoodid sisse ja natuke väiksemalt tegema. Vaat siuke pann siis sõber Madisel. Pani juba siia sooja ära, et kartul ka siin tükeldatud ja vaikselt siin kogub. Nii, aga paneme matkavoodid ka kokku ära, sest et kõik see selline asi tuleb valgel ajal ära teha. Siis matkavoodid kokku, teeme mõned puupilpad sinna valmis ja teeme siukse esimese kütmise ka seal. Paneme tule alla ja saab õhtuks vaikselt valmistuda niimoodi. Ja siis hakkame lõunasööki valmistama. Mingi aeg eelmine aasta sain kätte Temust paki, mis tuli ligi 2 kuud. Ja nagu ma eelmises videos rääkisin, siis YouTube maksab natukene raha ka. Ja mina selle raha siis investeerin igale poole matkavarustusse või asjadesse, mis mul vaja läheb. Ja võtsin siis Temust matkavoodi, hind oli vist 46 €, kui ma ei eksi. Ja üsna siuke kompaktne selles mõttes, et selle kannatab isegi seljakoti külge panna, kui sa ei karda siis nagu suurt raskust. Paned selle käima ja saad metsas magada voodi peal, kui tahad. Nii, aga paneme selle voodi kokku. Ma olen ühe korra varem seda kokku pannud ja maganud sellel ei ole veel. Nii et täna on täpselt siuke aeg, kui saame ära testida. Siis on riie ja siis on need nii-öelda jalad
mis siia alla käivad. Nii. Ja siis tuleb siit see lõpus, on siin siuke sang. Tuleb sangaga siia sisse tõmmata see. No, üks osa paigas. Ma panin ennem valet pidi, ehk siis see on praegu üles poole, kui sinna tegelikult peab see olema kaar allapoole. Ja siis siin on selline kang, sellega tõmbata siis nii-öelda sirgu. Vot. Juba parem ja mul oligi see mõte, et ta peab selle asja nagu sirgu lükkama. Parandame kohe vea ära. Need tuli teistpidi keerata, siis siit käib ta lahti. Paned selle ühe otsa siia, teise otsa paned siia ja lükkad sirgu ja nüüd ongi see materjal tummine. No võt, nagu ikka, alguses mingeid asju ei oska, paar korda kasutad, siis on selge nagu seebivesi. Ja siis siin on siuksed jalad on ka kaasas, et tegelikult miks see valitud sai oli see, et ilma nende jalgadeta ka, näiteks lähed tavalise telgiga, saad ilma nende jalgadeta ta maha panna ja saad magada. Aga kuna talvel me tahame maapinnast võimalikult eemal magada, siis me paneme need jalad ka siia sisse. Siis on lihtsalt see, et keha ei kaota nii palju seda keha sooja. Praegu ma veel sellist hinnangut ei anna, aga kui ma olen siin ära maganud, siis hommikul ütlen, kas see voodi oli seda väärt või mitte, eriti, et see on pärit temust, nagu need temu tooted on. Vot nõnda. Voodi koos ja hakkame lõunasööki tegema. Liha on siin valmis, lõmm, kartul praeb. Viskame sinna mõned sibulad ja grillvorstid ka. Sai õnneks vist siuke hea päev valitud, et väga mõnus talvine olemine siin ikkagi. Lund vaikselt langeb ja vaatame, mis see telgipoiss siis öösel teeb. Sõber Madis vahepeal pani siia manti juurde, tükeldasime sibulat, küüslauku, grillvorsti, seal on liha. Väga siuke tummine rook tuleb ikka. Väga lahe pann on. Oleks mul vähe suurem auto, siis ma hangiks endale siukse ka, aga minu autosse selline ära ei mahu, et vähe keeruliseks läheb. Kui vaid saaks seda lõhna siit edasi anda kaamera pealt. Väga mõnus. Ja ongi aeg sealmaal, et hakkame Madise tehtud pidusööki sööma. Mis meil siis on siin? Felixi ketšup ja tummine panniroog, saslõki vorst, saslõkk, kartul, sibul, küüslauk, säriseb veel. Ja et kellelgi ei tekiks pahameelt, et ma siin lauda või midagi rikkun, siis me tegelikult panime puualud alla, et ei rikuks seda lauda ära. Siis on kõigil süda rahul, et muidu jälle kommentaarides keegi oma sellise esimese emotsiooni elab välja, et rikkusin laua ära, siis me ikkagi mõtlesime selle peale, et me ei rikuks lauda ära, et saaks teised ka seda siis kasutada. No vot, hakkame sööma. Nii, maitseme ära. Juba kiidetakse, et vorst on hea, siis ma olen varasemates videotes ka kiitnud, et mulle krossi köök väga meeldib ja see saslõki vorst on ka krossi köögist. Nii, aga et kõige paremini aimdu saada maitsest, tuleb kõik asju minu arust korraga võtta. Sibulat on, vorsti. Nii, esimene emotsioon.
ütleme niimoodi, kui väljas oleks soe ka, siis paneks silmad kinni, tekiks tunne, et oleks kuskile pubisse sattunud. Siuke õige pubi, siuke maamehe roog. Väga-väga maitsev. Aitäh, Madis! Palun. Aitäh. Kõht mõnusalt täis. Mõtlesin, panen kiirelt siia ahjule tulega alla. Et praegu sugulane seal lõhub pilpaid ja puid juurde. Ma teen kiirelt siia tule alla, et natukene siin sees olemist mõnusamaks teha. Ja siis ma õpetan talle pärast, kuidas tule sulgega teha. On praegu lihtsalt, et kiirelt saaks, panen selle süüte kuubikuga siin asja käima. Vaatan, et tule võtaks alla. No, saab juba vaikselt hakata juurde panema siia. See on siuke kiire lahendus, et muidugi hea meelega kasutaks alati tulepulka ja kõiki muid asju. Aga noh, jällegi tahad kiirelt ja see ei olegi tänane eesmärk siin seda ellujäämist nii palju teha. Loome selle siit täis. Vahepeal panime siia siuksed puualuka alla, et ära toestada see ahi, et natukene paremini oleks. Muidu oli nii viltu, et nii. Jätame selle siia. Kõhku ka peale. Peaks okei olema küll. Väljas on küll ikka väga mõnus. Lund tuleb ja tuleb vaikselt, aga ikkagi koguneb ja ega siin peab varsti hakkama vist seda lund eemale natukene peksma, et muidu hommikuks oleme siin tipitelgiga lume all. Korsten ka suitseb. Töömees ka teeb seal õhtuks ettevalmistusi. Vaatame, õpetan talle natukene, kuidas tule sulgega teha, et kus seda hea kasutada ja lähme otsime sealt mingi hea pilpa, mille peal seda teha. Kui me juba metsas oleme, siis ma mõtlesin, räägin sugulasele natukene sellest tulesulest ka. Oled kunagi kuulnud siukest asi nagu tulesulge? Olen jah. Mille jaoks kasutatakse siis? Tule tegemiseks. Tule tegemiseks. Selle mõte on see, et hakkame siit väikseid siukseid nii-öelda nagu sule otsi tegema. Ja järjest hakkad tulema niimoodi ülevalt hakkad alla tulema iga väikeste vahedega. Selle mõte on siis see, et kui te hakkate tuld alustama, ütleme siuke kuiva aega on eriti hea, teed selle valmis, otsid siia näiteks kuivanud lehti, kasetohtu, mis iganes, käte vahel purustad ära, paned siia vahele, tõmbad tulepulka ja see siis võtab tule alla ja sellega siis saad igale poole tuld edasi suunata, kus sa tahad, et kas ahju või lõkkesse, et see on siuke hea tule alustamise vahend. Ma teen enda väikse tulesule valmis ja siis annan sama asja Robinile ja vaatame, kuidas Robinil see asi siis õnnestub. Eks pika peale see harjutamine teeb meistriks, et praegu ka, kui sa teed, proovi siis niimoodi, et sellel noal on see hea, et siin on siuksed väiksed sakilised kohad. Toesta endal see pulk ära ja siis hakka vaikselt siia nagu siukseid sälke tõmbama. Tekivad siia sellised väiksed sälgud, nii-öelda nagu suled. Et vaikselt hakka neid niimoodi tõmbama. Et kui ühte kohta kogu aeg tõmbad, siis nad lähevad katki, et proovi igal kord kuskilt kõrgemalt natuke hakata tulema. Üldiselt seda tehes alati jääb siukene mudru ka alles, et see alati hoia alles. See on siuke ka hea tule alustus, et tule pulgaga samamoodi tõmbad siia peale ja see võtab ka ilusti siis sädemed ja võtab selle tule üles. Kiiret ei ole, vaikselt niimoodi siit tõmbad ja katsetad. Ja katsu siis alati harjutada nuga niimoodi, et ära seda pöialt siia peale pane. Minul endal isiklikult on juhtunud, kus tõmbad ja siis sõrm jääb kuskile vahele, et sa võid väga kergelt endal sõrme ära vigastada niimoodi. Vaikselt niimoodi proovi tõmmata. Mis meil täna see plaan on, siis on see, et päeval kuni õhtuni kütame puiduga ja kui magama lähme, siis me paneme
briketti alla, et see peaks kauem põlema ja rohkem sooja andma. Ja siis ongi lihtsalt ärkad vahepeal üles, viskad jälle klotsi alla ja lisaks on siin olnud siis see, et kuidas seda telki valgustada, kui siin pimedas olla. Ja eile Pepkos siis leidsin siuksed patareidega mingid ribad, et siin saab siukse tööle panna. Eks me õhtul vaatame, kui hästi see siin valgustab või mitte. No, midagi ikka. Annab natukenegi valgus siia, ma arvan. Ehk seda pimedas näha ole. Nii, mis sul kõige väiksem on? 5. No, sa alusta siis. Ja vot, nõnda see asi siin kulgeb. Üsna mõnus senimaani olnud. Vahepeal käis üks tore pere ka siin, küpsetasid vahukomme ja viinereid, et täitsa sükka lõbus. Aga päevavalgust enam ei olegi väga palju jäänud. Päike on ära minemas ja ma veel natukene siin õues lõkke ääres istun. Robin on juba telgis soojas. Robin, kas telgis on soe ka juba või? Vägagi. Mis sa arvad, kas pluss on sees juba või? Kindlasti. Aha. No, tundub, et on seal mõnus küll. Nii, mis siis edasi? Natukene siin lõkke ääres ise siin veedan aega ja soojanen ja siis tuleb ka telki ära minna, et mis siin pimedas ikka teha. Ja ma arvan, pärast telgis peaks ühe kosutava mingi kakao või tee tegema. Ja siis ega ei olegi. Paneme mingi filmi või asja seal mängima ja saab lihtsalt pikutada ja olla ja varakult magama ja saab ühe väga pika une teha. Tundub, et see valguse asi toimib. Et siin ikkagi piisavalt valgust tipitelki tuleb. Aga paneme vee keema. Panen siit jooksma selle. Panen vee keema ja teeme ühe tummise kakao. Mis arvad, Robin? Ma arvan ka. See annab hea siukse sooja sisse ja väljas on ikka parajalt pimedaks ka kohe minemas. Veekott on ikka üks hea asi. Paned vee sisse, tõstad endal telki ja siis saad kraanist lasta. Nii. Laseme selle soojaks. Jätame selle siia keema ja nii kaua saab siin jutustada ja olla. Ja tundub, et lumesadu ei lõppe, terve päev on tulnud täna ja siis ja aina jääbki tulema, et homme hommikul hakkame siit veel autot välja kaevama, et õige talv. Aga jah, tundub, et see oli seda väärt. Pepkost need €2 siuksed valgusted. See tõmbab ikka telgi täitsa valgeks. Võib-olla mingi kinnituskohti ei ole ainult, kus neid panna. Et teinekord, ma ei teagi, peab katsetama, äkki saab teibiga kinni panna. Aga noh, annab natukene valgust ja mõnus olla küll siin. Prantsuse toidupakist oli šokolaadi alles. Paneme selle ka sinna sisse ja siis kakaod ja peaks hea olema küll. Valame vee peale siis. Vaatame, kas siis see kannatab joomist või mitte. Hea lõhn on küll. Täitsa kakao maitsega. Kuidas sul, Robin? Täitsa hea. Annab kohe sooja sisse. Tahad vaatajatele öelda ka, kuidas senimaani meeldib või?
ei no, siiamaani on suht mõnus olnud, et olen täitsa rahul. mis sulle kõige rohkem meeldib? Ilmselt see toit, mis lõunalt sai. Et matkal käies siis võib hästi süüa. Õppisid midagi uut ka, tarka? Eks ikka. Kuidas tule suld teha ja sulge ja... Nojah, siis on siuke värk, et kindlasti tahad kunagi tulevikus ka matkale minna. Kindlasti. Mis oleks kõige siuke huvitavam matk, mis sa tahaksid proovida? Mis tundub siuke, mis on raske, aga... Tahaks sellist matka, kus oleks nagu siuke 20 kilomeetrit kõndimist kindlasti. Aga talvel või suvel või? Otseselt vahet pole. Sügisel, talvel. Nojah, pead siin esialgu võib-olla soojal ajal ära proovima. Talvel on natukene raskem. Liikumistempo on aeglasem ja kindlasti soovitan sul kevadel või siis suvel sellist asja proovida. It's pretty much going to be down below the horizon that we can see for the rest of the night. And after about 5, Vahepeal vaatame siis, mida teised YouTuberid teevad, eriti need, kes kuskil Alaskal on. Et siin mõnusalt pikutame ahju ääres ja vaatame siis teisi videosi natukene. Ja kui YouTube'i videod on vaadatud, siis hakkame filmi vaatama. Filmiks on siis Sistersi vennad, mingi siuke westerni teema. Ja peab ütlema, et lõunasöök oli täna nii kosutav, et Robin näita, mis me õhtusöögiks sööme. 3 pakki krõpsu. 3 pakki krõpsu. Vaatame filmi ja noisime krõpsikut siis. Vahest võib seda ka teha. Film vaadatud. Päris hea vaatamine oli. Soovitan vaadata. Kogu 3 oli. Sistersi vennad olid nimi. Päris siuke huvitav westerni värk. Aga mis siis õhtu lõpetuseks? Talvisel ajal kandke matkakotis kaasas ka siis mingi kuivi riideid. Minul on selleks siis soojapesu komplekt. See on eraldi seal kuivas ja lisaks siis kuivad sokid ka. Et kui õhtul poete magamiskotti, siis pange tutikad sokid, tutikad riided, siis püsite palju kauem soojem seal magamiskoti sees. Meie aga nüüd siin poeme põhku, võib-olla natukene lobiseme veel ja siis teeme ühe pika kosutava une. Kohtume teiega siis juba hommikul. No tere hommikust. Üks siuke mõnus öö siin on juba magatud. Ahi küdes terve öö ja tegelikult külm väga ei hakanudki, et vahepeal läks, tuli alt ära, aga viskasid kiiresti alud peale ja sai kiiresti sooja üles. Et päris hästi toimis see, et paned väikest algu ja seda saepuru briketti korraga ja circa siuke 2 tundi rahu majas said väga mõnusalt lihtsalt magada ja tundsid, läks külmaks, jälle uks lahti, uus sisse ja öö läks üsna kiirelt niimoodi. Nii, aga pott on tulel. Vaikselt ärkame ja siis teeme mingi kiire hommikusöögi ka siia. Eks ta paras segasumma suvila ole praegu, aga mõnus ikka. Väljas küll ikka. Lund on vist ööga mõnusalt tulnud veel. Auto ka täitsa peidus selle. Nüüd tuleb natukene autot puhastada, siis saab hommikusöögi ka kätte. Mis me siis hommikusöögiks sööme? Mul on selline Vahemere hommikusöök. Mingi munapudrulaadne asi. Kohvi, mis see Robin võttis? Helbed õuntega. Kaerahelbe puder õuntega siis. No maitse ära. Ütle, kui ta on. On õunakoogi lõhnaga. Lõhnaga küll, aga maitse on ka täitsa hea. No võt siis. Ma ise olen seda varem söönud, seega esimest emotsiooni ei saa teha, aga ta on siuke nagu vürtsikas munapudrulaadne asi. Et ei ole üldse halb. Ma ei tea, kuidas teiega, aga vabas õhus looduses kohvi joomine, see mõjub hoopis teisiti.
väga sihuke omapärane feeling tekib alati. ja mis ma siis arvan sellest Temu matkavoodist? Ma ütlen ausalt, et väga hea uni oli siin peal. Tundub, et midagi katki ei ole läinud. Püsib vastu nii-öelda. Mis mulle meeldib on see, et siin on selline mõnus konstruktsioon ja teda on hea kerge kaasas kanda. Käib kokku kiiresti. Eile olid väikse viperused, ei saa nii kiiresti kokku, aga nüüd on süsteem teada. Ja pakib üsna kompaktseks, et mis see kott oli enam-vähem mingi selline suurus, et selle viskad endale seljakoti külge ja saad ka seal siis mõnusalt magada, et kui sa ei karda natukene lisaraskust, et mina isiklikult, kui ma käin matkadel või kuskil, siis ma alati pigem kannan natuke rohkem kaasas kaalu osas, aga kui see nii-öelda eeldab mugavust ja kõike, siis ma olen nõus kõike kaasas kandma. Aga ei, väga mõnus voodi ja ma olen väga rahul, et ma selle tellisin. Tundub, et sellega saab nüüd mõnusalt igal pool matkadel käia. Aga ongi aeg sealmaal, et meie siin hakkame vaikselt kokku pakkima. Oli väga mõnus viibimine looduses. Usun, et mu sugulane jäi ka väga rahule. Hommikul ütles, et väga hea uni oli ja puhkas ennast mõnusalt välja. Mina ise samamoodi. Ma olin rohkem muidugi see ahjuvalvur ka, et nii kui korra tundsin külma tulemas, jälle magamiskotist välja tuli alla ja oli jälle mõnus soe magada. Aga ei, väga sihuke mõnus olemine oli, et alati ei peagi, ma ei tea, mis suuri plaane või asju tegema. Et väga mõnus oli lihtsalt vahelduseks metsas vedeleda, juttu ajada, vaadata YouTube'i videosid, filme ja nii see päev õhtu läks, et oli väga tore olemine. Mis on ikka, meie pakime selle kõik nüüd kokku ja katsume siit välja ka kuidagi saada, et siin kõik on nii kinni tuisanud, et saab huvitav olema. Teiega sõbrad, aga näeme juba järgmises videos. Olge terved ja olge mõnusad. Tšau!